inimesed tahavad olla õnnelikud, tahavad, et oleks keegi, kes neid armastab, tahavad armastada ka teisi inimesi ja otsivad seda õnne, otsivad seda armastust. Väga tihti seal, kus on väga raske leida seda armastust. Õnneks paljud tulevad Jumala juurde, tulevad kirikusse selleks, et olla koos Jeesuse Kristusega. Eriti praegu jõuluajal me tunneme, et on keegi, kes meid armastab. Ja need ei ole tühjad sõnad, need formaalsed sõnad. See on tõesti niimoodi. Eile missa ajal, kui me laulsime lõpulaulu, ma vaatasin Jeesuse poole, kes lamab sõimes ja nägin, kuidas tema naeratab. Ja mul tekkis väga hea tunne. Tõesti on keegi ja see keegi on Jumal, kes naeratab mulle. Väga hea tunne, et Jumal naeratab sellepärast, et mina olen koos temaga ja võib-olla minust sõltub, kas naeratab Jumal või mitte. Oli tõesti väga hea tunne, tahtsin olla koos selle väike Jeesusega kaua aega. Ja minu arvates see on alati niimoodi, kui kohtume Jumalaga. Isegi kui see Jumal on nagu kuju või mingi ikoon, mingi pilt, kui mingi katken piiblist, siis võime tunda, et Jumal naeratab. Ta vaatab meie poole ja tahab olla koos meiega. Ja tänu sellele võib tekkida väga hea tunne. Me võime olla õnnelikud, vaatamata sellele, kas tõesti kõik läheb hästi meie eludes või mitte. Ma lihtsalt unustasin sel hetkel kõikidest teistest asjadest. Laulsin laulu, aga siiski vaatasin ka Jeesuse Kristuse poole. Ja tema rõõm oli väga tähtis minu jaoks. Väga tähtis, et me püüaksime lihtsalt olla koos Jeesuse Kristusega. Me väga tihti tuleme tema juurde, midagi palume, me tuleme kirikusse selleks, et võib-olla kasutan seda sõna, et koormata Jumalat oma probleemidega, muredega, koormata ka teisi inimesi sellega, et meil on erinevaid mured ja teised inimesed meie ümber tunnevad, et midagi läheb halvasti minul. Muidugi ei saa põgeneda sellest, aga lihtsalt proovida leida midagi, mida Jumal, Jeesus Kristus tahab meile anda. Tahab osutada oma armastust meile ja me lihtsalt oleme koos temaga ja otsime seda armastust. Mitte midagi muud. See võib-olla on kõige tähtsam meie jaoks, siis me võime kõikides olukordades leida seda, mida me tahame, mida keegi teine, mingi teine olukord ei suuda meile anda. Eile rääkisime Püha Johannesest evangelistist, kes väga armastas Jeesus Kristus. Ma soovitan lugeda teile, et te loeksite tema kirju, kui on palju juttu armastusest, mis armastus tähendas tema jaoks ja kuidas ta tahtis jagada selle armastusega ka teistega. Täna on süüta laste päev, kohutav sündmus, aga ka selle kaudu, nagu need lapsed, kes esimestena oma elu alguses juba ülistasid Jumalat oma märtrisurmaga, kuidas nad kiitsid Jumalat. Ka meie igas olukorras lihtsalt peame kiitma Jumalat. Mitte sellepärast, et tema vajab seda, aga sellepärast, et selle kaudu me oleme õnnelikud.